Tere! Minu nimi on Kerli Nõges ja töötan Maaeluministeeriumi ekspordi- ja turuarenduse büroos, kus tegeleme igapäevaselt erinevate toiduvaldkonna küsimustega. Minu tänane ettekanne on teemal arengud kohalikul toidumaastikul, kus püüan anda ülevaate erinevatest aspektidest, mis lähiaastatel meie kohalikku toidumaastikku kujundavad. Alustama peab veidikene kaugemalt, ehk sellest, mis toimub maailmas ja Euroopa Liidus laiemalt. Üks selline suurem märksõna, mis kindlasti meie kohalikku toidumaastikku mõjutab, on roheleppe ning sellest tulenevalt ka Farm to Fork ehk talust taldrikule strateegia. Tegemist on Euroopa Liidu tegevuskavaga, millega minnakse üle kestlikule toidusüsteemile. Mida tähendab kestlik toidusüsteem? Kestlikkus tähendab jätkusuutlikkust 3 erinevast aspektist lähtudes, milleks on majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased aspektid. Ehk et kogu toidusüsteemis tuleb teha väga vastutustundlikke valikuid. Ning loomulikult on äärmiselt oluline tagada tarbijatele taskukohane ja tervist toetav toit, samas tootjatele tasuv sissetulek, et tasuks põllumajandusega ja toidutootmisega tegeleda ja 3. aspektist otse loomulikult tuleb teha tootmisega seotud otsuseid, mis oleksid rohkem keskkonnasõbralikud. Ehk et talust taldrikule strateegia toob toiduvaldkonda lähitulevikus kindlasti nii kestliku kui vastutustundlike valikute küsimuse. Väga olulisel kohal on ka loomade heaolu, mida tuleb toidutootmisel silmas pidada ning ka toiduohutus on igal juhul alati väga olulisel kohal kõikide toidutootjate ja ka tarbijate jaoks. Ning just nimelt tarbijad on need, kes tegelikult väga palju mõjutavad seda, mis toimub üleüldiselt toiduvaldkonnas. Nende tarbimisharjumused on pidevas muutumises ning seda tuleb toidutootjatel kindlasti silmas pidada. Ja otse loomulikult iseloomustab toidu tootmist ja toidu töötlemist laiemalt väga tihe konkurents. Ja seda mitte ainult siin kohapeal, vaid ka kogu Euroopas ja maailmas laiemalt. Et oleme siin ühisel turul ja kõik on võitlevad tarbijate nimel. Nüüd lähemalt Eesti toidumaastikust, kus kõige olulisem dokument on Eesti põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030, kus pannakse paika peamised tegevus- ja arengusuunad. Kui minna konkreetselt just nimelt toidumaastiku juurde, siis räägiksin teile Eesti toidu teavitus- ja müügiedendusdokumendist Eesti toit 2021 kuni 2025. Tegemist on visioonidokumendiga, mis puudutab teavitus- ja müügiedendustegevusi, mida Maaeluministeerium planeerib koostöös erinevate organisatsioonide ja institutsioonidega. Ehk tegemist on sellise üldise toiduvaldkonna raamistikuga, mis hõlmab nii tegevusi siseturule kui välisturule. Nagu näete slaidil, siis Ma armastan Eesti toitu on kaubamärk, mida kasutame siseturu tegevuste juures ja see on juba tänaseks päevaks saanud Eesti tarbijatele päris armsaks ning hästi tuntuks. Ning Taste Estonia on märk, mida kasutame välistegevustel juures ehk ekspordile suunatud tegevuste puhul. Nagu ma mainisin, siis Eesti toidu visioonidokument ei ole lihtsalt dokument dokumendi pärast, vaid tegelikult hõlmab see väga laiapõhjalist koostööd erinevate institutsioonide ja organisatsioonide vahel. Ent sellest räägin kohe lähemalt. Enne veel annan ülevaate sellest, milline on Eesti toidu visioonidokumendi ülesehitus. Nagu slaididelt näha, siis kõige katuseks ehk peamiseks on siis Eesti põllumajanduse ja kalanduse
arengukava tegevussuund number 5, mis ütleb, et meie toiduvaldkonnas on toiduainesektor konkurentsivõimeline nii sise- kui välisturul ning tootja positsioon on tugev. Lisaks Eesti tarbijad eelistavad kohalikku toitu. Ning selle katuse all olemegi siis planeerinud Eesti toidu visioonidokumendi 3 erinevat sammast, millest esimene tegeleb mainekujundusega, teine tarbijatega ning 3 ekspordi edendamisega. Et oleks lihtsam jälgida, püüan tuua ka mõned näited. Näiteks esimene sammas, kus eesmärgiks on seatud, et Eesti toidul on hea maine nii sise- kui välisturul, tegeletakse erinevate tegevustega, mille eesmärk on mainekujundus. Toon siinkohal konkreetsete projektidena, mis on võib-olla paremini tuntud, näitena Eesti toidukuu tähistamise, avatud talude päeva korraldamise, toidupiirkonna valimise ja lisaks ka avatud kalasadamate päeva ning avatud toiduainetööstuse projekti. Lisaks on väga oluline selle mainekujunduse all tegeleda ka toidu pakkumise kvaliteedi arendamisega ja siinkohal pean silmas näiteks kokkadele mõeldud erinevaid konkursse, mille eesmärk ongi just nimelt nende taseme tõstmine ning arendamine. Väga olulisel kohal on selles mainekujunduse sambas ka tegevused maaturismi sektoris. Teine sammas on tarbija ja seal tuleb silmas pidada, et on 2 sellist täpsemat sihtgruppi, kellega me Eesti toidu tegevuskava raames tegeleme. Esiteks kindlasti lapsed ja noored, kes on meie tuleviku tarbijad ja seetõttu peame väga oluliseks tõsta nende teadlikkust maaelust ja toidu tootmisest. Toon konkreetsete tegevustena esile näiteks koostöös sihtasutusega Eesti Maaelumuuseumid erinevad haridusprogrammid, kus siis lastel on võimalik osaleda ja just nimelt osaleda väga aktiivses vormis, teha käelisi tegevusi ja osaleda erinevates aia- või põllutöödes. Teise algatusena ja eduka projektina tooksin näiteks Peakokad kooli, mis on toimunud Maaeluministeeriumi ja Eesti Peakokkade Ühenduse koostöös, kus siis peakokad on osalenud koolides kodundustundides, inspireerinud lapsi ise toitu valmistama ning pakkunud projekti raames ka õppematerjale õpetajatele, mis siis võimaldaksid ka distantsõppel olles õppetööd huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta. Lisaks lastele ja noortele on väga oluline tegeleda ka tarbijatega laiemalt. Ehk informeerida ja tagada neile siis teavet selle kohta, kuidas teha teadlikke ostuotsuseid ning jagada infot näiteks märgistuse ja toiduohutuse erinevate aspektide kohta. Muuhulgas tahaksin tuua välja ka näiteks hetkel kestva kalakampaania, mille eesmärk on siis tõsta tarbijate teadlikkust kalatoitudest ja panna nad mõtlema, kui palju ja kui tihti tegelikult kala tarbitakse. Ja 3. Eesti toidu visioonidokumendi sammas on pühendatud välistegevustele ehk ekspordi edendamisele ning seal on eelkõige siis kavas uute turgude avamine ja kontaktide loomine erinevate kontaktürituste või siis messidel osalemiste või siis muus taolises vormis. Ja minu järgmine slaid on väga inforohke ja näitab seda, mismoodi toimub Eesti toidu visioonidokumendi ellu rakendamine. Toit on selline valdkond, mis hõlmab väga paljusid erinevaid osapooli ja puutub kokku nii mitmegi ministeeriumi vastutusvaldkonnaga. Eesti toidu visioonidokumendi koordineerijaks ja kogu tervikpildi hoidjaks on Maaeluministeerium,
ent teeme seda koostöös teiste ministeeriumite ja nende haldusalas olevate organisatsioonidega. Näiteks kindlasti väga oluline koostööpartner on meile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, aga väga olulised toidumaastiku kujundajad on ka sektori esindusorganisatsioonid, kes samuti oma tegevustega ja osalevad teavitus- ja müügiedendustegevustes ning laiema toidumaastiku loomisel. Olgu siinkohal nimetatud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, aga ka kindlasti MTÜ Eesti Maaturism, meie hea koostööpartner Eesti Peakokkade Ühendus, Eesti Kulinaari Instituut, Organic Estonia, Mahepõllumajandustöö koostöökoda ja Eesti Kalaliit. See loetelu ei ole kindlasti lõplik, kuna kõiki need erinevaid osapooli, kes kõik panustavad meie kohaliku toidu valdkonna kujundamisse, on väga palju. Oma ettekande lõpetaksin sellise tööriistade esitamisega, ehk siis olen oma slaidile pannud kirja uue ÜPP perioodi ettevalmistamisel olevad meetmed. See valik on mõnevõrra selles võttes meelevaldne, et olen siia pannud ainult sellised sekkumised ehk tulevased toetusmeetmed, mis puudutavad võib-olla rohkem toiduvaldkonda. Kellel on huvi, siis infot ÜPP uue perioodi ettevalmistamise kohta on olemas Maaeluministeeriumi kodulehel, kus on üleval siis kõik võimalikud sekkumised ehk tulevased toetusmeetmed. Ja saab ka ülevaate kogu sellest ettevalmistamise protsessist. Aga mina olen siia slaidile asetanud nüüd just nimelt rohkem võib-olla tänast kuulajaskonda ja toiduvaldkonda puudutavad sekkumised, mille osas on siis plaan välja arendada uued toetusmeetmed, mis siis saaksid olla tööriistaks ettevõtjatele oma ettevõtte tegevuste planeerimisel. Et esiteks võib-olla mainiksin ära põllumajandustootjate ja toiduainetööstuste materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud, mis siis võimaldavad soodustada põllumajandustootmises ressursitõhusust ja vähendada jäätmete ja heitmete teket ja tootmisest tulenevat keskkonnamõju, mis siis läheb väga hästi kokku eelnevalt räägitud talust taldrikule strateegiatest tulenevate siis erinevate aspektidega. Samuti olen toonud välja siin kvaliteedikavade rakendamise toetamise ning põllumajanduse ja toidusektori müügivõimekuse tõstmise edendamisele mõeldud meetmed. Seal oleks võimalik siis toetada nii lühikeste tarneahelate arengut kui ka teiselt poolt erinevaid teavitus- ja müügiedendustegevusi. Ning lisaks kindlasti väga oluline ning kõigile juba ammu teada tuntud kohaliku kogukonna poolt juhitud liidermeede, mis on väga suuresti võimaldanud ka seni meie toidumaastikku kujundada. Lisaks nendele mainitutele on kindlasti oluline ka erinevad muud sekkumised, näiteks nagu kalandusvaldkonna toetusmeetmed, mis samuti jätkuvad. Aga see oli lühikene ülevaade siis erinevatest suundadest, mis lähiajal meil toidumaastikku mõjutamas on. Aitäh!